tere, Merike numbrite keel siin. No vot, teate, selline mõte tuli. Räägin teile natuke tervisest. Ja võib-olla kõike muud ka siin segamini, nagu mul ikka tavaks on. Hakkasin mõtlema, teate, kevad, eile eriti oli hästi ilus ilm, nagu võrratu. No tänagi tuleb praegu veits udune, aga Rossiga täiega naudib siin. Otsib kohta, kuhu saab endale väikse sellise nühkimise koha teha. No vot, mul tuleb meelde, issand, mitu aastat sellest on tagasi, juba päris hästi, äkki 28 aastat tagasi juhtus kevadel minuga selline üks huvitav lugu. Midagi tegime ka, teate, seal koristasime ja möllasime ja mida iganes ja päike paistab ja selline 8 kraadi sooja ja kurk on paljas ja noorel inimesel ikka. Üldse tänapäeval ma ei tea, kuidas inimesed käivad niimoodi, et kõik õlmad on lahti, tennised on ja ma ei tulnud seal kurtma. Ja praegu vaatasin oma ilma nurka, et kas on punane. No võt, on natukene. Ja siis mul juhtus 28 aastat tagasi selline lugu, et ma külmetusin veitsa, nagu tavaline külmetus ikka. Aga selle tagajärjel mul kõndimine kadus. Ja sel ajal see oli minu jaoks väga suur šokk. Ehk siis põlvest allapoole ma oma jalgu enam ei tundnud. Ja ma isegi enam ei mäleta tagasi, kuidas see kõik oli. Aga see oli nii kaugele, et siis laste isa vedas mind süles ühes kohas teise. Ja siis nii kaugele, kui ma olin veel rase ka, ma arvan, et seal kõik see juhtus. Siis ma mäletan, et ma olin haiglas mingisugune aeg ja ratastoolis. Ja see äkki kõik kokku, ma arvan, et läks mingi pool aastat või niimoodi, et ma sain täiesti maitsta seda tunnet, mis tähendab, kui sul jalad ei toimi. Ja sõna otseses mõttes nad ei toiminud. Ja ma olen vahest mõelnud, et milleks selline kogemus. Nüüd hetkel ma saan juba väga hästi aru, kui ma siin numeroloogia maailmas toimetan. Et kõik asjad on kõik mingid kogemused on meie elus millegi jaoks vajalikud. Räigelt pime, libe. Ma pean siit mäest alla nüüd minema. Näe, Rossi läheb, vaatame, kuidas Rossi läheb. Väga hästi, ei libisend. No nii. Soome keeles öeldes ma võtan koppi nüüd. Lähen. Ma vahepeal kiljun, siis järelikult ma olen siruli. Vot. Ja vaata, hakkasin ma mõtlema selle peale, ma ei tea, alguses mõtlesin, ma lähen niimoodi õue, et ma ei pane salli. Ja siis ma sain, et ma panen salli kaela. Eile ma tuuseldasin hästi palju ringi. Mul ei olnud küll salli kaelas, mul oli vest isegi ainult. Nii soe oli. Nii palju asju sai ära tehtud eile, et täitsa lõpp. Kui ütlesin täna ka elukaaslasele, et kui medali võib meile anda. Kommenteeri siia, mis sa ära oled teinud siin. Eile oli üldse sinna mõnus Fortuna päev, portaali päev. Nagu väga palju asju sai tehtud. Koduga seotud. Klientidega seotud ka. Et võt. Ja siis võt seda haiguslugu. Hakkasin siis mõtlema. See on kõik möödas ja enam sellega pole mitte midagi pistmist. Nii et ei ole see tagasi ka tulnud. Aga ehk on see kevadel teinud natukene õrnemaks selles suhtes, et rind laiali ikkagi ei jookse ringi. Ja nii ta on. Siis mõtlesin, kuidas seda siis aru saada. Vaat selle edukuse koodi peale hakkasin mõtlema. Et vaata, edukuse kood kõlab väga uhkelt, eks ju. Aga edukuse koodil on nii palju asju, mida sealt välja saab lugeda. Sealt saab muidugi, milles sa oled edukas, mis on sinu sellised kõige tugevamad küljed. Sealt tuleb välja ka väga palju sinu nõrkusi. Ja kui sa oma edukuse koodi ei tea, siis kodulehte numbritekeel.ee, kui lähed scrollima, siis scrolli see sinna täitsa lõppu välja ja seal on selline üks arvutusmasin, kus sa saad siis oma selle koodi kätte. Ja kui sa siin kanalil juba pikemalt oled ringi luusinud, siis minu meelest kõige esimestes videotes ma räägin väga palju nendest asjadest. Vot, et siis saate seda tasuta informatsiooni niimoodi, aga kui seda väga täpselt enda kohta teada, siis selleks on olemas ka üks väike teenus seal. Mis on kui huvitav, teate, metsas eile oli hästi suur poriloik selle koha peal, kus ma praegu olen. Ja nüüd ei ole. Et nüüd on selline asi. Memm luusib tulla.
memm on üldse selline frukt, et see lõpp ajab ikka nii tihti naerma. Ta on selline väike niparnaadi, ta teeb täpselt nii, nagu tema tahab. Muuseas 19. päeval sündinud. Näete, teised seal nuusutavad. Keegi on meie metsas käinud. No vot, ja siis ma täna, kui siin hommikusöögiga tegelesin, siis ma mõtlesin sellist asja, et aga mis numbrid viitavad siis sellele, et sul võib olla selline nõrk immuunsussüsteem. Muidugi igal numbril on siis omad tähendused. Ja vaadake, see viimane number edukuse koodis, siis see viitab sinna tervise poole peale. Rohkem, iga number tuleb siis sinu sünnikaardist vaata. See sinu sünnipäev on siis see isiksus, kes sa siis oled, sealt võib avaneda siis 6 numbrit. Ja see teine number 6 on see, mis näitab siis sinu vaimsust, ehk siis kes sa oled seal eelmistes eludes olnud. Sealt tulevad ka väga müstilised asjad välja. Siis sa tead, miks sa vahepeal oled selline, sellepärast, et need aeg-ajalt trigerdavad sind. Ja seal sa saad ka juhtnööre, mida sa tegema peaksid. Ja 3. number viitab sinu ametitele, mis sulle sobivad. Et niimoodi edukuse koodist saab selle ühe numbriga vaadata, aga tegelikult sul on seal rida ameteid, mis sulle sobivad. Nagu palju, aga muidugi kõik viivad sinna ühte kapsaaeda. Siis on memmel selline ralli peal praegu. Tõmbas piduri peale. No vot, 4. number on see sinu elude number, aga tegelikult see viitab ka sellele, kuidas sa suhetes oled, ehk siis suhtes mitte ainult elukaaslasega, vaid üleüldse, milline sul on see suhe kõigi teistega ja iseendaga. Ja 5. on see siis, mis tervist näitab. Ja üleüldse ma täna mõtlesin selle peale, et kellel võiks olla siis tervisega rohkem probleeme, kui nüüd vaatame lihtsalt edukuse koodi üleüldiselt, siis mul on selline tunne. Ma võin mööda panna, aga ma arvan, et ma väga palju mööda ei pane. Jube egoist on ju. Täiega egoist. No sellepärast teate, mul on sünnikaardis sellised numbrid nagu 17, 19. Vaat, kes teab, see teab. No, see on nii naljakas, teate, kunagi oli mingisugune mingid postitusi tehti, eriti siis, kui noored oldi või kirjutati, et kes teab, see teab. Kirjuta mulle ja siis küsi. Midagi sellist. No tegelikult 17 on see, et see on täheenergia ja 19 on päikseenergia. Siis ma ei mäleta, miks ma seda kõik räägin. Mul läks juba meelest ära. Okei, vahet pole. Lähen edasi. Ehk siis need, kellel on edukuse koodis 2 ja 6, siis nendel võib olla rohkem immuunsussüsteemiga raskusi, sellepärast, et nende enesehinnangud võivad väga tihti kõikuda. Siis üks selline number on ka siin natuke vastikult trigerdav number, kuna see on mul endal edukuse koodis olemas, on number 3. Siis number 3-ga on see lugu, et kõigil ei pruugi need asjad nii olla, ehk siis vaata, see kõik on see, et kas sa oled plussis või miinuses. Aga minul trigerdab see number 3 aeg-ajalt küll väga miinusesse. Ehk siis mul on tohutult kahju ja vastik süütunne tuleb, ei tea kust. Vaat, siis ma pean võitlema, kas on minu oma või ma olen selle kellelgi napsanud. Siis nii nagu ma olen öelnud 9 kohta ka, et kui 9 on näiteks palju, et siis on see selline märk, et umbes kõik tahavad sinuga rääkida ja kurta sulle oma rasket elu, aga see number 9, et varjupool on tegelikult selline, et väga sõjakas, väga enesekeskne. Ja võt see jälle selles mõttes sõltub, kuhu poole see kisub. Et saate siia kommenteerida, ma tahtsin lihtsalt tulla nagu kergelt jagama seda kõike. Ma mõtlen, et mul on point ära, ma vaatasin, et Rossil on lips praegu täiesti sassis peas. Siis mu mõte läks mujale, sest mul tekib kohe kohusetunne, et ma pean tema lipsu kohendama. Nüüd ma siin mõtlen, mida ma mõtlesin ja mis ma öelda tahtsin. Vaat, edukuse kood on jah selline trikiga värk ja teate siis näiteks, kui sa vaatad seda oma koodi, siis see esimene number seal, see aktiviseerub sul kohe sünnist. Kõik numbrid tegelikult on sul kohe olemas, aga need energiad nagu võimenduvad, ütleme siis niimoodi. See teine number näiteks, see võimendub sul 25-aastaselt. Siis hakkavad trigerduma sul need eelmiste elude kogemused. Siis võivad tulla sul mingisugused tunnusmärgid välja, mis, ma ei tea, su lähedased nagu mõtled, mis sul viga on. Ja siis see aktiviseerub 25, aga seal 2-3 aastat edasi-tagasi.
siis järgmine, see 3. number ehk siis ametid, siis see energia aktiviseerub 35-aastaselt ja seda nimetatakse keskea-kriisiks. Sellega on ka huvitav teema selles suhtes, et minul oli see 33-aastaselt. Ma mäletan seda nagu eilset päeva. Nagu justkui oled oma elus teinud mingeid asju ja tahaks nagu kuhugi edasi minna, aga sa ei tea, mida sa tegema peaksid. Nüüd viimasel ajal, siin 3 kuu jooksul on ka tulnud huvitavaid selliseid tellimusi, et kes siis on tahtnud seal video kaudu teada saada oma ametites, kes on tahtnud selle sünnikaardi teel, kes on lihtsalt võtnud selle ametite paketi. Ja seda on vaja ühendada ja vaadata siis sinu hingemissiooniga, mis tuleb siit analüüsist ka välja. Ja ütleme nüüd siis mina olen siin 2 ja natuke üle 2 aastases numeroloogia sees olnud. Teate, minul oli küll raske aru saada alguses, kas päriselt ma pean neid asju tegema, sest tegelikult hing on ju kogu aeg kutsunud sinna, mida ma sealt välja lugesin. Aga kui ma vaatasin seda oma hingemissiooni, siis ma sain nagu väga hästi aru. Minul on ta selline, nagu ta on, eks ju. Et siis ma sain väga hästi aru, mis suhe mul rahaga on. Et miks ta nagu justkui tuleb ja siis miks ta justkui nagu kaob ära kohe. Ma tagusin kohe mingit valet rauda. No vot, ja siis teate, ma siin mõtlesin sellise asja, et ma küll pean ennast suht nutikaks juba numbrite teel, aga aeg-ajalt ikka ma mõtlen, et kurjam, et need mingid teatud numbrid on sellised ja sellised, aga inimene käitub hoopis teistmoodi. Okei, väga lihtne on sealt aru saada, need numbrid on siis järelikult miinuses. Aga justkui peaks nagu ära tunnetama, eriti siin aeg-ajalt ma mõtlen neid kuupäevasid, mis on näiteks minuga sarnased või sellised edukuse koodid, siis ma mõtlen ikka nagu raiun pead. Mulle sellised asjad hullult meeldivad. Et nagu mõelda, et näiteks kuidas 16, ehk siis ma olen 16 sündinud, näiteks edukuse koodis on seal sellel inimesel ka esimene number 7, aga järgmised numbrid on teised. Siis ma mõtlen, et 16 viitab sellele, nagu justkui peaks olema mõnes mõttes sarnased, aga kui see edukuse koodi lõpp läheb ikkagi teiseks, siis inimene on ikkagi teine. Ma ei saa siin inimesed loota, et me oleme nii sarnased, me ei ole. Jah, me oleme kõik erinevad. Ja siis, mida ma siin mõtlesin ka, raiusin pead. Täna hommikul käis nii palju miljon mõtet, siis sõrmed külmetavad, ma pean jälle telefoonust vahetama. Ühes käes on fleksid ja teises käes on telefon. Need silmad on kukla peale, et memm lehku ei paneks. Memm on suht viisakas. Näete, vaikselt siin kopitseb tulla ja temal on oma tee täpselt teada. Kui ma hakkan segast peksma, siis loomulikult tema ka navigaator kohe peksab segast. Navigaator hakkab ütlema siit keera vasakule. Aga kui memm ei kuule hästi, siis ta ei tea. Ta ei saa aru, mis ta räägib. Ja tema navigaatoris neid nooli ja pilti ees ei ole. Tema jääb tundleid püsti ja mõtleb, et kurjam, et EMS-i selg oli just siin või tagumik on mu navigaatoriks talle ja nüüd see on hoopis teisel pool. Nii, lähme siis tagasi. Siis ma hakkasin mõtlema selliste asjade peale, mis väga oluline on siin. Opa, nägid? Oleks läinud. Sitke mutt, ega ma kuule niimoodi naljalt pikali ka ei viska. Kurjam. Väike junks käis küll läbi praegu, ma mõtlen päriselt. Ja, nii. Et see, mis ma olen nüüd veel aeg-ajalt nagu mõelnud, siis mitte aeg-ajalt, aga ikka tihti peale, siis kui ma nendest, räägitakse ju horoskoopidest, eks ju ka, et kas sa oled sõnn või sa oled kalad ja siis teate, kui palju need ka kõik mõjutavad. Ehk siis see numeroloogia on, terike see väriseb, siin ma näitan teile värisevat naist. Temal ongi pats natuke sassis, Rossi kõik on hästi, jäime püsti. Rossi kõige rohkem pabistab mu peale siis, kui ma kiljun või kukun. Rääkige ka seda ja kommenteerige, kuidas teil koerad reageerivad selle peale, kui sul on kõik hästi või eriti nutu peale. Ükskord täitsa kogemata sain haiget ja nutsin seal ja siis kõik koerad tulid minu juurde, tirtsud, kutsun neid tirtsudeks. Ja siis ma mingi aeg hakkasin lausa mängima seda, et nii hoolitsevad, et lihtsalt nagu mega, näete, Rossi seal. Tšau, Rossi! Kus sa tuled?
täna hommikul on väga kihvt, selles suhtes, et lumi kestab väga hästi, on kõva pealt, aga eile oli küll selline asi, et Lussi jooksis siin ja kogu aeg tagasild oli lume sees, siis ta nagu vaatab mulle otsa, et mis asi see nüüd on nagu, mis ma vajun niimoodi. Ma ütlen, noh, nii ta on elus ka, meil ka vahepeal kõik on püsti ja siis vahepeal vajub see meeleolu ja intuitsioon ei tööta nii, nagu töötab. Nii, ma lähen tagasi. Ehk siis ma olen toonud nagu paralleele iseendale, et aru saada rohkem. Et noh, näiteks vaata selle kuu järgi, sa saad aru enam-vähem, kus kohe siis inimene on oma selle iseloomu poole sealt horoskoobiga võrreldes või mõjutustes. See on ka tegelikult väga oluline. Jah, et siis saadki endast paremini aru. No näiteks ütleme see, et kui sa oled sündinud seal 10. päev, et see lambikas 10. päev, tähendab, lambilt võtsin 10. päeva ära, nüüd mõtled, sa oled mingi lambi inimene. Issand jumal, kuidas jutt jookseb nii kiiresti, ma väga vabandan. No ütleme lambikas mingi 16. Noh, et kas sa oled seal sündinud märtsis või sa oled sündinud detsembris näiteks. Ma ei teagi, kes detsember on, hambur äkki või. Siis, mis seal veel võivad olla, sõnn, maikuus, kaksikud. Nad on kõik tegelikult nii teistsuguse temperamendiga. Ja võt näete, nüüd ma räägin ühest asjast ja teisest asjast ja keskpõrandale kokku. Sest teatud tähtkujud, mis mina olen tähele pannud, muidugi need võivad täiesti minu kant trigerduda, seepärast et seega, mis ma nagu vestlusõhtutel räägin. Muuseas, meil ongi vestlusõhtud nüüd Pärnus tulemas. See ongi nüüd juba selle nädala reedel. Kes ei ole registreerunud, siis sealt kodulehe kaudu saate vaadata ja siis on see töötuba, kus me teeme edukuse koodi järgi selle ehte. See on laupäeval kell 12. Jeesus, kui libe on. No nii. Juba läks selle mõtte ära. Täitsa pekkis lihtsalt, kuidas niimoodi jookseb. Ja, et kes jõuab, siis selles suhtes tulge sinna. Ja kui piletid ei jõua Svientast osta, et siis saate koha peal ka osta, et sellest ei ole mingit häda. Nii. Nüüd ma proovin tagasi tulla sinna, kus mu mõte oli. No vot, siis mõndades, ütleme tähtkujudes siis või, on tähtkujud, horoskoobid. Ma tahan nii vägisi öelda selle venekeelse sõna. Paparabanu. Ma ei tea isegi paremini, kuidas eesti keeles öelda. Mul täiega savi. Äkki nii või? Mul on täitsa ükskõik. Vot on kohe ühed tähtkujud, kes sellist asja nagu suudavad. Ükski närv ei kõdita või siis on niimoodi, et võib-olla seest natukene trigerdatud, aga ta lihtsalt välja ei näita. Ja siis ma ei tea. No vot, mul on omad triggerid, mis mul trigerdavad ja mina seedin ja üritan õppida ka sellist asja, et nagu üldse nagu oleks ka paparabanu. Ei tule välja. Ja vot, ja teate, need tervisehädad ka, mis meil aeg-ajalt tulevad, siis need ju tõmbavad meil aja ju maha, eks ju, nagu te teate. Siis ma olen täiesti kindel, et see ka, mis mul kunagi juhtus siin 28 aastat tagasi, oli ka põhjusega. Noh, arvatavasti, et aeg maha võtta. Olid selline noor ja kirev ja tahtsid kõik asju teha. Ma olen kogu aeg selline jube siputis olnud. Siin ma mäletan nii hästi. Kui te olete vaadanud seda Heidi ja Alari seda YouTube'i kanalit, siis ma ei mäleta, mis oli, kas mees ja naine äkki või? Ma võin praegu eksida. Tere tipu, õigel teel oleme. Mina lõikan seda seepärast, et seal on räigelt libe. Aga meil on nastad all, see tõmbab kohe ikka nii, nagu navigaator näitab, et sealt tuleb minnes, tema tuleb ka niimoodi. Näete jah, niimoodi. Aga mina tõmbasin siit. Memm ka rumal ei ole, seega tõmbab ka natuke vaata ääre poole. Ja navigaator küll ütleb, et hoia keset teed, aga tema tõmbab siit kõrvalt. Nii palju, kui mõistus nokib. No võt siis Alar ka ükskord, siis kui saime tuttavaks siin tema ja tema elukaaslase Anuga, siis Alar ütles, Alariga kohtusime üldse esimesed korrad seal Kaioja koolitustel, kus ma ka mingi aeg väga aktiivselt osalenud ja kusjuures Kai teeb praegu väga huvitavaid neid mastermind asju, nii et
osalege, jälgige Kai Oja. Igastahes minu elu muutus täiega tema koolitustel käies. Kai ei ole tellinud mul seda koolitust, Kai ei ole tellinud seda reklaami. Lihtsalt tõsiselt aitäh, Kai, et sa teed seda, mida sa teed. Minu elu on täiega sellega muutunud. Nüüd ma käin oma teed, aga ma ikka hoian kogu aeg näpu pulsi peal, mis sa seal toimetad. Võt, peaks äkki Kai ka siia uuesti kutsuma, rääkima oma asjadest. Sest loomulikult on see, et meil kõigil on vaja oma eluga midagi peale hakata ja ise me seda toimetame ja teeme. Aga need õpetused ja see, et sul on mentor, see on nii oluline. Mul on ka praegu mentor. Ja mentor aitab mul hoida pulssi, näpu pulsi peal. Ja nüüd tuli üks kõne vahele, mul mõte läks täiega lappama. Ehk siis edukuse koodiga saab siin vestlusõhtutel, mis ma olen vaadanud ka, et me ei peagi kõigiga läbi saama. Ja see, millega me väga hästi tegeleme, on iseendale valetamisega, mis on nagu räigelt rõve. Mina oskan nii hästi seda teha, oi kui hästi. Ja siis ma siin pusin oma asjadega. Aga kõik on hästi. Kommenteerige siia, mis elukogemused teil on. Näete, navigaator ütleb Lissule, et keset teed, siis keset teed. Ei, näed, nüüd heires jälle. Mis kogemused teil elus on olnud ja olete jälle jalgade peale tagasi saanud ja nii edasi. Ma tegelikult väga tahan kõiki toetada igate moodi ja see on ka see minu mõte selle numeroloogiale, et ma tahan lihtsalt näidata, et elu on hulga lihtsam, me ise elame selle nii keeruliseks ja mina ei taha, et meil oleks kõigist nagu paparabanu, et oleks suva. Ma tahan tegelikult, et inimesed rohkem hooliksid, rohkem esiteks aitaksid iseennast, endast aru saama ja siis aidata ka teisi, aga me ei pea kõiki aitama. Ma ütlen seda endale kaamerasse, Merike, me ei pea kõiki aitama. Me saame aidata ainult neid, kes soovivad seda. Ja ütlesin endale praegu läbi teie. Öelge ka endale seda. Ja kommenteerige siia, kuidas teie selle etappi olete oma elus läbi käinud. Ja kirjutage täpselt nii palju, kui te soovite. Ja kui keegi tahab väga oma südamest midagi ära öelda, siis kirjuta mulle sinna Messengeri. Merike Minhoff ja kuulen sind. Et sellised asjad. Tšauki-pauki, kuulge, ma lõpetan ja helistan sinna tagasi. Kusjuures nii huvitav, teate, kes helistaja oli? See, keda ma ootasin 28 aastat tagasi. Vaat see tüüp, minu nunnu-punnu, sündinud 11.11, õpetas mulle meditatsiooni kunagi. Väga huvitav tüüp. Meistrinumbreid täis. Kirjutage oma tüüpides ka siia. Okei, ma lõpetan, ma peaks helistama talle nüüd, juba aitab küll. Emme on nii hõivatud kogu aeg, ma olen nii hõivatud, siis kui nad tahavad mulle külla tulla, siis ka ütled, Ems, mis teed? Siis mul on kas just mingi YouTube'i salvestus lõpetamisel või just planeerin teha midagi. No ja see on ka räige naaskel. Ma lubasin endale või elukaaslasele seda, et ma siin paari kuu pärast siis ma teen endale korraliku plaani ja reguleerin oma töö ja puhkust. Ma ei tee kogu aeg tööd. Mul läheb see vahest nii näpust ära, et täitsa rõve lihtsalt. No võt. Kurtsin sulle nüüd ka veel seda. Tegelikult ma olen ise räigelt õnnelik. Ma ei tea, mulle nii räigelt meeldib seda kõike teha, mida ma praegu teen. Kommenteeri, mis tööd sa teed ja kas sa ka vahest, et siis kui tead, uni läheb ära ja kohe hakkad seal askeldama ja tegema ja mul on nii palju videote mõtteid, praegu käib ka koolituse ülesehitamine. Mõtteid on miljonaalis. Teate seda laulu, jah? No võt, tšau. Ma lõpetasin, näed, ikka venitab püksikummi, ma pean helistama. Tšauki, hoidke ennast ja teineteist. Tšau.